hommikune minivook ja jalutuskäik Faya Grandes. Nimelt eile pärastlõunal märkasin, et suurkodelik toidupood oli avatud ainult, ma ei tea, mingi kella 1-ni või ühesõnaga, kui mina saabusin, oli see suletud ja nüüd tuleb siis toidu järele minna. Eile õnneks oli siiski mingisugune väikene hädaabipood, kust 1,2 sai ehkki mitte üldse seda, mida ma tahtsin. Aga enne kui ma sinna poodi lähen, ma mõtlesin, et ma siis lähen lähedal asuvat juga vaatama, et hostelipidaja ütles, et see olevat väga ilus. Üks juga kõige lähemal mulle, aga tegelikult näeme seal 3 veel. See lähim on Bogoto Bacalhau ja sinna läheb rajakene. Sealt ta tuleb ja all hargneb laiemaks. All on siuke veekaus, mida näeb kuskil lõunamaa piltidel. Paistab, et teised joad nii ligipääsetavad ei ole. Kõige lähemalt läheb siukene kõrgete äärtega ajakene. Ja seal paistab üks üsna eemal olev majade grupp koos kirikuga. See peaks siis see Ponta olema. Ponta da Faya Florese kirik. Ja siit muidugi näeb sinna tahapoole Faya Grandele. Super Faya küll, aga no siin küll peale mingite kreemide ja šampoonide mingit toidukraami ei paista olevat osta. No filming, no filming. Filmimine keelatud, pissid seal palleti taga töötavat müüjat seletama, kui nägite mind kaameraga. Nii siis ma panin kaamera kohe ära, aga ma olen siiamaani kergelt nagu šokis, kuidas Portugali riigis Super Faya nimelises poes nagu praktiliselt üldse toitu ei müüda. See tuletab mulle meelde nagu nõukaaja lõppu Eestis. Aga okei, menüüs on taas seljakotis kaasas olnud kiirnuudlid ja seniks naudime siis ilusat Florese saare lääneranniku loodust. See vesi on siin kohe täitsa läbipaistev. Ehk siis tulen nüüd nendele hommikul vaadatud jugadele teises suunas ja seal on asula nimega Faya Sinha allurus. See Faya Sinha asub ikka suhteliselt dramaatilises olus. Natukese järsus, siuksed müürid ümber. Ja seal taga paistab üks juba vaatekoht nimega Portal. Ja siit saab ilmselt näha siis neid asulaid, kust ma tulen. No siin on kohe infokirjad ka näha. Ponta de Faya Grande, Ponta da Faya, Ribeira Grande, Fayasina ja nii edasi.
Pajassina on siis esimene seal, mina asun seal Vaia Grandes ja ma käisin hommikul seal kiriku juures. Vähe selgemalt ja kõrgemalt on näha nüüd seda Pajassinat ümbritsevat järsaku seina. Mitte ainult Pajassinat, tegelikult ka kõiki neid järgmisi asulaid. No mulle paistab, et see kõige läänepoolsem kivi paistab sealt otsapidi välja või tant teab, neid kive võib siin ühes rohkemgi olla. Infokiri rääkis, et need järsud kaljuseinad, kus seal need joad voolavad, need olla kunagi veepiir olnud. Caldera do Mosteiro. Religioossed varemed. Religioossed varemed. Ruinas Pericosas, mitte mingi Peregrina või palverendol, vaid hoopis dangerous buildings, et võivad pähe kukkuda siin kivid, kui liiga sisse lähed. Nii et lähme ilusasti mööda, nagu lada ette näeb. Neid varemeid on siin palju. Kunagine küla näiks olema. Vot seda ma nüüd peast ei mäleta või ei jäänud isegi silma kuskilt Wikipedia artiklitest, et mis häda see siis Florese elanike tabas, et nad külad maha on jätnud, aga ju need midagi sarnast oli nagu teistel saartel. Et tornaadod ja kaapeldajad ja piraadid ja vulkaanid ja mis iganes, kuigi viimane vulkaan vist oli siin tegelikult üsna ammu, mingi 300 aastat tagasi. Noh, see kass nüüd küll on üsna uus. Järgmine asula silmapiiril. Mosteiro. Mõtled, et kuidas nad siin küll elavad. Ikka ma mõtlen selle hommikuse toidupoe värgi peale, et riiulid nii tühjad. Aga eks neil vist on kõigil autod ja käivad siis Santa Cruzis. Või võib-olla Laiesis on ka see voodide olukord parem. Miradouro Roca dos Poldes. Mõtlesin, et mis see vaated siit on. Et ainult vesi paistab, aga siit infokirjadest näen ära, et kuhu vaadata. Roca dos Poldes. Need sambad siis seal ja hästi säilinud, vaatamata sellele, et nad on 570 000 aastat vanad. Vaade veele ka päris hea, seal paljud paadikesed seisavad, kes lasevad snorgeldajaid vette. Veel turiste saabus. Neid pillareid vähekene teisest vaatest ka. Ei pea just geenius olema, et ära arvata. Järjekordne Mirador vaatekoht ees, autod on peatunud. Mirador Caldera Rasa Funda peaks olema. Vahepeal vasakule jääb üks Florese järvekestest. Siis teine järv, mida ma siin näen. Teiselt poolt paistab juba idaserv ja sinine ookean. Seal paremat kätt all peaks olema ka teine järv, aga ta veel peidab ennast. Siit on näha nüüd vaatekoha nimi, Caldera Rasa Funda või siis vaatlemise nimi. Ja see ongi siis teine järv. Siin all, see on palju suurem. Ja metsa ka, aga peab ütlema, et metsa on siiski vähe siin Florese saarel. Pöördasin otsa ümber, asun vaikselt tagasi teele ja praegult laskun sinna sinise vee suunas. Ja Pajassinha lähistel ja siin otse selle kunagise siis rannapiiri all. Siin näiks väntavat vesivesti.
mis meil siit väljas näha on. veevalmikust sujuvalt sinna veskisse juhitakse. No siia maalilise järvekese äärde jugade alla sattusin täitsa boonusena. Vaatasin, et parklas suur hulk autosid ja mingi palverännak justkui käiks siia poole ja tulin ka rahva järel ja oli põhjust. See on siin midagi vaateplatvormi või vaatekoha moodi. Poco viib Ferreira oli siis see koht. Ja siin on see autoparkla ja siit tuleb veel mõnisada meetrit jalutada või natuke ka kivi ronida. Ja Fajatandes tagasi. Selline sai siis tänane 2 juplist koosnev matkapäev.